Minu nimi on Anna ja ma olen 10-aastane. Ma käin Tartu Katoliku koolis 4. A-klassis. Mul on suur pere, mul on 3 õde, 1 vend ja 2 merisiga ja vanemad ka. Mulle meeldib tantsida, laulda, näidelda ja sporti teha. Ma käin 2 kooris, 3 korda nädalas trennis. Meil on suur pere ja siis me ei satu eriti kokku võib-olla 3 korda aastas või nii. Et siis mulle meeldib, kui me kõik kokku saame ja teeme midagi. Ja mulle meeldib sõpradega olla ja nendega teha asju. Ja siis mulle meeldib vahepeal internetis olla ja lugeda. Ja siis ma loen veel õhtuti tavaliselt ma loen piiblit ja ühte raamatut, mis mul käsil on. Ja vahepeal, kuna suurest piiblist ma kõike ei saa aru, siis ema loeb vahepeal mul ette ka ja siis ta näitab, kust lugeda. Mulle isegi meeldib vist üksi palvetada rohkem. Ma palvetan hommikul ja õhtul, siis kui ma ärkan ja siis kui ma lähen magama. Ja vahepeal päeval ka, siis kui on mingi raske töö või midagi. Ma palvetan ka, et Jumal saadaks kõiki õigele rajale ja et ta teeb kõike õigesti, et me saaks sellest aru. Katoliiklastel on kombeks kirikusse astudes põlvitada ja õnnistada ennast ristimärgiga. Katoliku kiriku jumalateenistust nimetatakse missaks. Anna kodukirik on Tartu Rooma katoliku kiriku Pühima Neitsi Maarja pärispatuta saamise kirik. Piiblist mulle meeldib Maarja. Ta on selline hästi niisugune nagu vaimne tegelane, et ta piiblis mulle jääb ta kogu aeg silma ja siis mulle meeldib teda lugeda hästi. Kevadel enne ülestõusmispühi on 6 nädalat kestev paastuaeg, mis on katoliiklaste jaoks üsna eriline. Mina tavaliselt palvetan rohkem ja mõtlen Jumalale rohkem ja olen siin niisugune tagasihoidlikum. Minu peres on kindlasti ka natuke, kõik on niisugused natuke rahulikumad ja võib-olla isegi natuke lahkemad või kuidagi sellist niimoodi. Et jah, meie pere kindlasti on natuke rahulikum ja niisugune viisakam. Paastu ajal on ka missa natuke teistsugune kui muudel aegadel. Tavaliselt ei tooda seda leiba ja seda verd tagant ette, siis tavaliselt annab õde. Ja siis on natuke teised laulud ja teemad ka. Mul on väga hea meel, et ma usun Jumalasse, kuna Jumal ju teeb. Jumal aitab kõiki inimesi, isegi neid, kes ei usu Jumalasse. Et ta aitab ja on kõikidega võrdne, et ta ei pane mingit tegusi, et sulle paneme nüüd see, et sa oled väga hea ja teisel juhtub kogu aeg midagi. Ta on kõikidega võrdne ja mulle meeldib see, et Jumal on aus ja hea. Kui oled teistega lahke, siis Jumal näeb seda alati. Ta näeb su mõtteid ja kuuleb su mõtteid ja et kui sa teed teistele head, siis sa saad seda endale ka varem või hiljem.